positiivsemalt. Mul oli veits tujunull, kuidagi see nädal on olnud selline, et kaal ei ole langenud. Ei ole üldse olnud sellist mõnusat liintunnet, ei ole üldse sellist tunnet on, nagu ma oleks valmis kuskile lavale minema. Ja ma jõudsin juba hommikul kirjutada treenerile, et mina kuskile võistlema ei lähe, ma olen tobe välja. Aga treener ütleski selle peale, et ta imestab, et mul ei olegi veel see dieet olnud ühtegi sellist mental breakdowni. Et kõigil see tuleb mingi hetk. Võib-olla on neid, kellel kõik on alati super ideaalne tuju, alati 100% laes. Võib-olla on neid ka. Aga ma olen teinud neid dieete läbi juba 2 korda ja ma tean, et see on mööduv. Ja tegelikult mul on praegu tuju juba palju parem ja juba motivatsiooni rohkem. Ja treeneri sõnad ka muidugi lohutasid, et me oleme väga graafikus vormiga ja isegi pidanud muudatusi tegema. Vaatame jooksvalt, et kui lähipäevadel kaal ei hakka langema, et siis võib-olla midagi muudame. Aga ei tasu ka liiga kiirustada, sest eesmärk ei ole laval välja näha nagu anorektik ja ma ei tohigi liiga kiiresti ka kaalust alla võtta, sest ma olen juba lavakaalule suht lähedal. No mitte nii lähedal, aga ikkagi ütleme kuskil 3 kilo või 3,5 kilo. Oleneb, me ei tea, kuidas seekord on, et võib-olla ka 4, aga et ei ole vaja ka kiirustada, sest laval ei võida see, kes on kõige kõhnem, vaid pole ka hea olla liiga kiiresti, liiga kuiv, et võistlusteni on veel palju aega ja sa oled juba nii kuiv, mida ma tegin ka võib-olla esimesel dieetil rohkem seda, et ma võrdlesin teisi, siis kirjutasin treener, issand, vaata teda, tema on juba nii kuiv ja mina pole pooltki veel seda. Treener alati ütles selle peale, et see ei ole hea, kui keegi on liiga kuiv mitu kuud ennem, et see ajastus on hästi oluline. Esiteks, sul on palju kergem ka. Palju lihtsam on ikkagi stabiilselt minna alla kui see, et sa oled juba selle vormi saavutanud ja sa pead seda hoidma. Ja minul on ikkagi väga hästi veel, et mul ei ole nii meeletut veel seda kardiot, mul ei ole nii madal kalaraas. See kõik võib juhtuda niimoodi pauguga, sellepärast, et kuivaks on vaja saada. Aga lihtsalt, kui ma oleks juba praegu lavavormis ja mul on 2 kuud aega, siis see ei oleks tegelikult hea. Ja mul oleks väga palju raskem ka nii mentaalselt, füüsiliselt. Seega tegelikult kõik on korras ja kõht on tühi, ma hakkan hommikusööki tegema nüüd. Mul on gluteenivabad need kaarahäpped. Mitte, et mul gluteeniga probleemi oleks, aga lihtsalt need on head. Jah, ma kaalun kõik ära. Võistlusdieedil on iga detail oluline, et võistlusdieedil on väga oluline olla täpne, et teha õigeid muudatusi. Ja teada, kuidas su keha reageerib mingile toidukogusele, mingile toidule või mis iganes. See ei ole nagu midagi imelikku ja tegelikult selline toitude aeg-ajalt ülekaalumine, et sa tead, palju sa mida sööd. Need, kes seda teevad, siis nendel üldiselt on paremad tulemused ka. Mitte, et see oleks vajalik, aga lihtsalt tihti me ei tea palju võib-olla, mida peaks sööma või palju me tegelikult midagi sööme. On nagu raha lugemine. Paljud inimesed teevad lausa Exceli tabeleid, tulud-kulud, et saaks kas säästa või lihtsalt oma finantsid korras hoida. Minu arust toidu trackimisega ja toidu kaalumisega on sama asi. Kui see tekitab sulle stressi või midagi, et siis jah, ei pea seda tegema, aga tegelikult vahepeal peab ka mõtlema, miks see sulle stressi tekitab. Kas sellepärast, et need numbrid on liiga hirmutavad, mis sa näed seal. Trackid sisse ja vaatad, ei söögi 1800 kalorit päevas, vaid hoopis 2800 on. No see on lihtsalt võib-olla ekstreemne näide. Üks hullult hea miimi liigub ringi vahepeal. Et keegi ütleb kellegile, kas sa ei ole väsinud kogu aeg söömast samu asju, toitu kaalumast, sammude tegemisest, trennis käimisest. Ja siis ta ütleb vastu, et kas sa ei ole väsinud sellest, et sa ei ole kunagi rahul oma peegelpildiga, et sa tunned ennast väsinud, et sul pole energiat, et sa oled pidevalt paistes ja bloated.
ma pigem nagu näen vaeva ja pingutan mingite asjadega kui see, et ma tunnen, et kogu aeg sitasti. Ma muidugi ei ütle, et kõik peavad kaaluma, absoluutselt mitte, et ega mina mingi hetk ka, ma arvan, et ma niimoodi ei kaalu toitu enam, et sest see toitumine selge, praegu fitnessi ajal rohkem, aga lihtsalt point ongi selles, et kui on vaja, siis on vaja, kui on vaja paremaid tulemusi, siis selle nimel võib pingutada samamoodi, kui sa tahad karjääriredelil edeneda või kui sa tahad paremat suhet, sa pead pingutama, miks mitte sama teha siis sellega, et olla heas vormis, on ju, ja terve. Ma pidin täna vastama ka osadele küsimustele, mis Instagramis küsisite. Ma kindlasti teen seda. Ma söön ennem ära, sest muidu ma ei suuda mõelda. Toitu on vaja, energiat on vaja. Nii kuni ma teen, ma võin siin juba vastata, et üks küsimus oli, mida ma teeksin siis, kui ma ei teeks seda tööd, mis ma praegu teen. Ma töötaks ilmselt äkki iluteenindajana või pakud näiteks kosmeetika, selline iluteema, et võib-olla ma oleks kosmeetik või jumestaja või siis ongi selline inimeste aitamine, et võib-olla ma oleksin siis meditsiiniõde. Ma pakun, et ma oleks võib-olla iluteenindaja või mingi meditsiinitöötaja. Kunagi ma isegi tahtsin sotsiaaltöötajaks saada. Ma tegelen sellega, et ma teen inimesi ilusamaks, paremasse vormi, enesekindlamaks. Et tegelikult on väga äge töö. Mul on hea meel, et ma teen just seda tööd, et ma ei tee midagi muud, aga ma saan kõrvale ka teha midagi muud kindlasti. Vaatame, kuidas elu läheb. Valmis ja ma tahan nüüd selle ära süüa, siis räägime edasi juba. Siis mul mõte toimib paremini, praegu on nagu veits low olla, sest kõht on nii tühi. Aga okei, siis vastame küsimustele. Esimene küsimus, mida ma arvan karnivoorlusest? Mulle isiklikult väga karnivoori toidud meeldivad. Ma olen ise väga suur liha, muna, selline valgu- ja rasvaallikate fänn. Ja ma pigem ise toituks ka võib-olla nii, et oleks kaldu rohkem sinna poole. Ja ma tunnen, et mulle sobib ka. Ja paljud inimesed võib-olla tunnevad ennast karnivoori toidu peal väga hästi, aga siin on väga palju nüansse, mida toitumisnõustajana pean arvesse võtma ja ma ei saa seda kõigile kindlasti soovitada ja see on ikkagi ekstreemne lähenemine, sest sa pead väga palju ikkagi oma toitumises muutma ja see piirab sind tegelikult. Kõik ekstreemsed ja äärmuslikud toitumisviisid mingil määral piiravad sind. Kindlasti keegi vaidleb mulle vastu, ütleb, et ta pole kunagi nii palju vabadust tulnud, kui ta näiteks karnivoorlusega alustas. Ma saan aru, mis ta mõtles. Aga kui inimene tahab seda teha lihtsalt sellepärast, et mõni influencer ütles, et talle see väga sobib ja et see parandab tervist ja tema on tänu sellele, ma ei tea, kaalu langetanud või mida iganes, aga sina oled olnud tavatoitumise peal kogu aeg, sulle meeldib saia süüa, sulle meeldib leiba süüa, sulle meeldib friikartulit süüa ja sa pead äkki muutma täiesti oma elustiili, siis ei ole nii, et okei, ma nädala sees olen karnivoori, nädalavahetusel söön, ma ei tea, mitu saia ära. Et see on ikkagi asi, mida peab siis oma elustiiliks võtma ja peab olema teadlik ka sellest, et sellistel toitumisviisidel on terviseriskid ja see ei sobi igale ühele, sest me oleme kõik väga-väga erinevad. Meie mikrobiomid on väga erinevad. See, kuidas me sünnime, geneetiliselt antakse meile päris palju asju kaasa ja kindlasti ei ole õige öelda, et karnivoorlus sobib kõigile. Ja see võib mõjutada seedimist, energiataset positiivselt alguses, aga hiljem mingi hetk võivad tekkida mingid tagajärjed. Me kunagi ei tea seda ja väga raske on öelda minul, et jah, sina peaks nüüd karnivoor olema või sina ei peaks. See on selline nagu raske teema selles osas, et mina isiklikult saan aru nendest inimesest, kes on karnivoorid. Kui see jumala eest on nende tervist päästnud ja neile sobib see, siis kindlasti nagu mingi arsti järelevalve all või lihtsalt kellegi targemaga koos ikkagi seda teha.
ise võib endale liiga teha, sest väga palju on veganeid, kes on endale vegantoitumisega liiga teinud, väga palju on neid, kes on endale liiga teinud liigse suhkru tarbimisega, liigse süsivesiku tarbimisega ja nii edasi, on ju. Isiklikult ma saan aru, miks see meeldib, miks see toimib ja mulle meeldib ka see. Aga professionaalsel tasemel ma ütlen, et see võib-olla ei ole alati parim lahendus, et seda ei tohiks teha läbi mõtlemata. Et endale peab ka nagu olema nii palju kriitilist mõtlemist, et iga trendiga ei tasu kaasa minna. Aga ma ei arva sellest üldse halvasti. Ma ei arva tegelikult mitte üheski eritoitumisest halvasti. Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid lähenemisi, nii palju on erinevaid organisme, aga lihtsalt oluline on see, et ei teeks endale liiga. Ja need asjad peaks olema läbi mõeldud ja sa pead aru saama, et siis ongi see sinu elustiil. Mida sa tavaliselt sööd dieedi ajal? No ma Instagramis olen näidanud, ega dieedi ajal need toidud on lihtsad. Muna, kaerahelves, riis, nüüd pulgurit olen vahepeal söönud, mingid köögiviljad, banaan on põhiliselt puuviljadest mu sees, kodujuust, mida ma varem pole väga söönud, aga nüüd kodujuust nagu mulle sobib hästi ja väga maitseb. Hästi lihtsad asjad. Mida lihtsam toitumine on, seda parem ka vormile ja vähem jebimist selle toiduga. Mis on mu unistuste riik, kuhu reisida? Ma olen seal juba käinud, USA oli mu unistuste riik, pulmareisil käisin seal ära. Nüüd järgmine unistuste riik oleks Jaapan ilmselt. Plaanime mehega abielluda, ei soovi pulmadele palju kulutada, kuid perele peaks ikka midagi korraldama. Kui palju oli teie pulmaeelarve? Me ei pannudki mingit eelarvet, aga me tegime väiksema pulma ja panustasime siis rohkem pulmareisile, mis oli päris kallis. Aga meil oli äkki, ma ei mäleta, kas oli 15 inimest kokku ja no ikka läks seal, ma ei tea, 7-8 tuhat läks ikka. Aga saab ka kindlasti palju soodsamalt, et kõik oleneb, kus sa teed ja mis sa sööd ja keda sa sinna veel lisaks tellid või mis meelelahutust sa pakud. Järgmine küsimus. Kas kardad seda võistlusjärgset aega, kui dieedil enam ei ole? Ei, mina ei karda seda aega, mulle meeldib see aeg. Ma tean, et sotsiaalmeedias on hästi palju neid videosid ja võistlejad räägivad sellest, et see on kõige raskem aeg üldse, see on palju raskem kui dieedi aeg. Ja sa kaotad justkui mingi sihi, siis see toitumise teema, ülesöömised, kaalutõusud, keha muutused. Mina nagu näen teistmoodi seda enda jaoks, see on minu kogemus, minul on see teistmoodi. Ainuke asi, mis võib-olla raske on tõesti see, et mingi hetk see kaal tuleb juurde, siis sa pead harjuma teistsuguse kehaga, sa kogu aeg oled harjunud, hästi pikalt oled harjunud nägema ennast hästi kuivana ja siis vaikselt ju need jooned ja kõik asjad kaovad. Kuigi see minu jaoks isegi ka kõige dramaatilisem asi ei ole sellepärast, et mulle meeldib, kui ma olen natuke naiselikum, ehk siis mul on tuhar. Mulle väga meeldib, kui võistlusjärgselt hakkab see tuhar tagasi tulema. Aga eks ta ikka natukene vaimselt on raske, aga mina naudin võistlusjärgset aega sellepärast, et siis ei ole enam seda nii-öelda peale sunnitud toitumist või kalaraasi, et ma vaikselt ise tõstan, ma söön tervislikult, aga ma saan süüa ka muid asju, kui ma tahan. Ma ei pea näiteks minema oma karbiga sünnipäevale. Ma naudin seda täiega. Minu arust see võistlusjärgne periood on just nagu nii mõnus, et sul on see pinge maas ja kui ei ole toitumisteemasid ja selliseid asju, siis tegelikult on see nagu väga lihtne. Mul on nagu natuke teistmoodi need asjad, et ma olen kuidagi saanud need dieedid nii ilusti ära teha ja toiduga on mul nii hea suhe tekkinud aastatega, et ma lihtsalt nii naudin tervislikku toitu, et mind ei ahvatla see mõte, et ma olen olnud, ma ei tea, mitu kuud dieedil ja siis ma tahan süüa mingi 10 sõõrikut ära. Absoluutselt, ma arvan, et ma söön pool sõõrikut ära, mul on juba halb olla. Ma lihtsalt tean seda, mis tunne see oleks. Isegi kui mul on vahepeal see tunne, et ma tahaks süüa näiteks ära 3 saiakest ja ma ei tea midagi veel, siis ma tean, et mul on peale seda nii rõve tunne ja ma juba eos ei viitsi hakatagi üle sööma. Mis ma nagu piinen ennast? Pigem ma siis toidangi oma kõhtu tervisliku toiduga. Ja minul on õnneks dieedi ajal toitumine nii tasakaalustatud hästi, et mul vist need hormoonid, leptiin ja greliin on nagu enam-vähem stabiilsed, et pole nii hulluks läinud, sest ma tunnen ikka nälga
ja peale dieeti ikka tahaks seda ja teist ja nii, aga mul on lihtsalt kõik ilusti kontrolli all ja see on hästi selline mindset'i töö ka. Et võib-olla toitu suhtuda mitte ainult kui mingisse lohutusse ja naudingusse, vaid toit on kütus ja mõelda sellele, mis tunne on peale ülesöömist, et kas see on siis seda väärt, et minu jaoks ei ole seda väärt, see 5 sõõrikut ei ole seda väärt minu jaoks. Ja ongi see, et ma olen saanud hoida kuidagi nagu mindset'i paigas. Et mul on sellega vedanud, ma tean ja ma olen selle nimel ka vaeva näinud ja tööd teinud ja õppinud toitu suhtuma nii, et see on ikkagi eelkõige kütus ja mulle väga maitseb minu toit, mulle maitseb minu dieeditoit ka väga. Ja ma söön seda tegelikult aastaringselt. Eks lihtsalt, kui sa ei ole dieedil, siis seda vabadust on rohkem, et ei peagi kogu aeg preppima kõike, võib-olla ei pea kõike nii täpselt üle kaaluma, aga aastaringselt mu 80%, isegi 90% võib-olla toiduvalikutest on kogu aeg samad. See on väga huvitav küsimus, et kuidas ma eristan ise infot ja müüte fitnessis. Oja, infot on väga palju, müüte on palju. Mina alati mõtlen seda, kuna ma analüüsin hästi palju, siis kui keegi väidabki, et ala kõhulihaseid saab teha iga päev, sest need taastuvad kiiresti näiteks, et et suva, te iga päev tahad kõhulihaseid välja saada, te iga päev kõhulihast, siis mina hakkan kohe mõtlema, kuidas see tegelikult sobitub sinu füsioloogiaga ja füsioloogia ja taastumise loogikaga, et kui inimene ei saa aru, mis kehas toimub, kus paiknevad organid, kuidas toimib ainevahetus, kuidas meie lihased taastuvad, kasvavad. Et lihtsalt väga kerge müüa mingit infot maha inimesele, kes ei tea seda, kuidas meie keha toimib, kuidas, ma ei tea, toitained imenduvad tegelikult, kuidas meie soolestik toimib, milline meie mikrobioom on, kõik sellised asjad. Ja siis, kui sa tead selliseid asju, siis sa juba, see on mingi bullshit, see ei ole reaalselt võimalik. Et siis selle põhjal, mida ma tean, mida ma õpin inimese kehast ja anatoomiast, ma saan väga palju müüte tegelikult enda jaoks ümber lükata. See asi ka, kui miski lubab midagi hästi kiiresti. 30 päevaga 20 kilo kaalust alla või mingid sellised asjad, siis on jälle see koht, kus toitumisnõustajana, ma tean liiga palju. Ma tean mingeid asju ja lihtsalt kiired tulemused, ma ei ütle, et kiired tulemused ei ole võimalikud, need on väga võimalikud, aga see hind, mis sa maksad peale seda, selle peale mitte keegi ei mõtle ja siis pärast on 100 häda. Ja eristan ka infot selle põhjal, et kui midagi on väga äärmuslik, siis näiteks süsivesikud teevad paksuks. Konkreetselt keegi ütleb, et süsivesikud teevad paksuks. Siis ma jälle tahaks nagu teada, mis tingimustel, keda ta teeb paksuks. Kui süsivesikud teeksid paksuks, siis oh my god, me oleksime kõik nii paksud ju. Enamik inimesi saab süsivesikuid. Enda harimine tegelikult on väga hea, sest varem ma võib-olla oligi nii, et keegi ütles mulle, süsivesikud teevad paksuks ja mina, süsivesikud teevad paksuks, nüüd ma ei tohigi neid süüa. Või siis mingi detox jook aitab mul 10 päevaga 5 kilo alla võtta, ma hakkan seda kohe jooma. Tuleb mõelda hästi loogiliselt, et kui need asjad kõik toimiksid, siis see pilt oleks üldine pilt oleks hoopis teistsugune. Kuidas ma aitan inimesi, kelle motivatsioon kõigub? Kõige peab inimene ennast ikkagi ise aitama, sest maailma parimad coachid, maailma parimad psühholoogid, terapeudid ei saa aidata inimest, kui ta ei võta seda abi vastu. Motivatsiooni kõikumine on täiesti normaalne asi. Küsimus on pigem selles, kuidas inimene ise suudab oma süsteemi nagu üles ehitada nii, et ei peaks ajama taga ainult motivatsiooni selleks, et midagi ära teha, vaid inimene saaks edasi liikuda ka siis, kui motivatsiooni ei ole. Näiteks minu näide täna hommikul. Veel eile oli mul enam-vähem kõik täna hommikul ärkan üles ja teen oma seda poseerimist, et treenerile check-in'i teha ja lihtsalt tunnen, kuidas mul läheb tuju järjest kehvemaks, motivatsioon langeb, ma kuidagi nagu täna ei olnud tasakaalu eriti, vaatasin peeglisse, tundusin endale paks ja nii edasi, lava mõttes paks, et selles mõttes, et vormi ei ole ja nii edasi ja siis mida rohkem endale sisendasin seda kõike, seda hullemaks see pilt läks, on ju.
aga kas ma siis viskasin telefoni ära ja ei teinud treenerile check-in'i videot või läksin kohe, ma ei tea, hakkasin sõõrikut sööma, mis iganes, ei, vaid ma sisestasin endale, et okei, sul on mingi eesmärk, nüüd sa pead ennast kokku võtma, tegema selle poseerimise video ära, tuleb, mis tuleb ja tegin oma halva enesetundega selle ära ja tegelikult pärast mul oli hea tunne, et ma selle tehtud sain. Kui ma nagu teeks kõike ainult selle järgi, kas mul on motivatsiooni, ei ole, ma ei oleks praegu siin, kus ma olen. Ma ei oleks ettevõtja kindlasti, ma ei oleks fitnessvõistleja, ma ei oleks Eesti meister, ma ei oleks nii hea oma töös, mul ei oleks neid teadmisi, mis mul on. Et mind viibki edasi see eesmärk võib-olla ja see, et tee ära, suva, mis pärast on, vähemalt on tehtud. Siis ma aitangi võib-olla inimestel aru saada, et miks motivatsioon kõigub. Et oluline tegelikult ka inimest mõista, mitte hakata kohe laduma seda, et kuule, lõpeta ära see motivatsioon, mine tee oma asjad ära. Vahepeal võib seda ka võib-olla öelda, vahepeal see ka kutsub korrale, aga teinekord on vaja inimesele lihtsalt aidata aru saada, et miks see motivatsioon kõigub. Et ongi, kas sa oled liiga suured ootused endale pannud ja sa ei saa nendega hakkama, kas sul on liiga kiire tempo, mis iganes siis sa valinud oled endale, mingi projekti, mingi suuna ja sa teed seda liiga kiiresti. Kui sul on selline ebarealistlik kava ees, mida sa ei suuda tegelikult täita, mida sa hambad ristis teed, aga lihtsalt see ei ole tegelikult sinu jaoks võib-olla on seal vaja kohandada midagi, kas sul on liiga vähe und või energiat ja stress ja läbipõlemine, need väga mõjutavad motivatsiooni taset. Ja mina täna tegelikult ei maganud hästi öösel, ma tundsin seda, märkasin vara ja iga kord, kui ma olen ikkagi natuke paremini puhanud ja stressitase madalam, siis ma tegelikult olen ka rohkem motiveeritud kõike tegema. Kõige vähem motivatsiooni siis, kui sa oled ülinäljane, väsinud, pahur, magamata, kes ta ole nii. Et kui sa mõistad seda mustrit, siis sa saad seda tegelikult muuta. Ja tuleb siis aidatagi leida inimese süsteeme, mis ei sõltu ainult motivatsioonist, et tegemagi selliseid lihtsaid väiksemaid samme. Jah, ma täna tegin selle poseerimisvideo ära, ma ei teinud seda ideaalselt, aga ma tegin selle ära. Ma oleks võinud kindlasti rohkem pingutada, et parem välja näha sellel videol, aga mõtlesin suva, ma teen ta vähemalt ära. Ja tegelikult treener ütles mulle, et ma olen vormiga graafikus ja kõik on väga hästi. Ja võib-olla planeerida mingeid asju rohkem ette, planeerima paremini kuidagi und, et sa saad magada rohkem ja tegema mingeid, siduma mingi kindla asja mingi rutiiniga, et panengi endale eesmärgiks, et alati peale hommikusööki lähen teen jalutuskäigu näiteks, et võta endale nagu mingi osa rutiiniks. Ja kui süsteem nagu toimib, siis tegelikult ei ole seda motivatsiooni iga kord vaja. Et sa pead looma endale mingi süsteemi. Ja väga oluline on normaliseerida seda, et motivatsioon kõigub, et mitte pahandada ja lihtsalt öeldagi ja mõista inimest. Teinekord inimesel ongi vaja lihtsalt seda mõistmist ja sellest piisab. Ja muud ei olegi vaja. Teinekord on võib-olla vaja lihtsalt ka olla konkreetsem, sest mina ei ole selline ninnu-nännu treener väga. Ma olen nõudlik võib-olla, aga ma olen ikkagi hästi mõistav ja empaatiline, aga samas mingeid asju peab saama ikkagi ära teha ja vahepeal on vaja ennast ka kokku võtta. Ja lihtsalt nii on, sest ma olen seda kõik ise läbi teinud ja ma tean, et see on nii. Vahepeal ongi vaja konkreetselt lihtsalt stop being a bitch, et tee oma asjad ära. Ja hästi oluline leida ka, aidata inimesel leida nauding sellest, mis ta teeb ja ma arvangi, et just sellega, et ma motiveerin teda sellega, ma märkan asju, mida võib-olla tema ise ei märka. Ma ütlengi, et näed, et sa näed palju parem välja, sa oled palju energilisem, sul tuleb palju paremini harjutused välja, mis iganes sellised väiksed asjad, mida inimene teeb ja näitab mulle ja mina saan teda kiita ja ma teen seda südamest ja tõesti uskuge mind, treenerid, coachid märkavad asju, mida teie ise ei märka ja see ongi see koht, kus mina saan maa peale tagasi tuua ja motiveerida. Minu treener tegi täna mulle täpselt seda sama. Ta ütles mulle, et kõik on hästi, et tema näeb, et juba tuharalihas rasvaprotsent on madalam, sest tuharaga mul alati kõige raskem. Ja tead, mida ma läksin pärast, vaatasin oma neid videosid uuesti ja ma vaatasin, et ongi nii. Alguses ma ei uskunud teda, ma arvasin, et ütleb mulle seda ainult sellepärast, et ma maha rahuneksin, sest ta sai mu kirjast juba aru, et ma olen väga pissed off ja närvis. Ja tegelikult ma siis pärast ise maha rahunesin, läksin vaatasin seda videot, vaatasin, on küll ja ongi nii, ta ei valetanud mulle.
ja kohe mu motivatsioon tõusis. Ärge olge enda vastu nii kriitilised ja usaldage oma coach'i ja vahepeal tuleb lihtsalt asjad ära ka teha. Nii, aga mina käisin vahepeal, tegin väljas sammud värskes õhus ja olengi selle vlogiga toimetanud, seda monteerinud ja tahtsingi siis öelda, et kõigil on vahepeal halvemaid päevi, aga minu päev on täna juba palju parem, mul on palju rohkem motivatsiooni, ma tunnen ennast väga hästi, jalutuskäik oli mõnus. Üldse selle vlogi tegemine oli ka väga mõnus, et kui ma räägin kõik kõva häälega need asjad üle, siis kuidagi nagu endale ka on palju kergem ja tegelikult midagi hullu ei ole. Homme on kindlasti parem päev, täna see enesetunne on nagu on, püüan paremini välja magada ja ongi. Seega ma olen väga tänulik kõigile, kes mind kuulavad, viitsivad ära kuulata ja mulle kaasa elavad. Aitäh teile! Kui teil on mingid küsimusi või kommentaare mulle, siis kirjutage. Mul võib-olla vastus võtab veits aega, aga ma mingi aeg kindlasti vastan ja hea meelega jagan oma mõtteid teile. Seega olge tublid, järgmise korrani!